meil on nüüd puhkus läbi, oleme tagasi bussis, tagasi oma igapäevaelus. Puhkus läbi. Reaalsus on see, et teised lähevad tagasi Eesti külma ilma nautima ja meie oleme siin 31 kraadiga endiselt edasi ja naudime igapäevast päikest. Nii et elul ei ole nagu justkui väga midagi viga, aga eks ikka natuke kurb on, ikka väga kurb on teistest jälle natuke aega eemal olla, aga samas me saame hakkama sellega. Nii et nüüd on siis meil saatsime teised lennujaama ära, võtsime auto tagasi ja nüüd tulime toidupoodi, täiendasime jälle mingeid toiduasju, varusid ja plaan nüüd edasi on järgmine, et Decathlonist gaas ja siis tegelikult juba ei tea, et ööbimiskohta tahaks mingit normaalsemat jälle sükest tasuta kämperiparklat. Vaatame, kus õnnestub süke koht, mida me tahame leida, et järgmine punkt on meil ühed süke ujumiskoht. Täpsemalt näeme juba siis, kui me sinna lähme. Ja hakkame ühesõnaga suunda natuke juba ka Prantsusmaa poole võtma. Ilmselt liigumegi siis pigem mööda ranniku äärt ja hakkame valmistuma talveks Hispaanias. Nii et nüüd on see aeg kätte jõudnud, kus me hakkame päikest jahtima. Enne ööbimiskohta minekut on siis ka kiire pesemise paus. Vänni elu reaalsus, siis kui kuivati on halb ja ei kuivata kõike päris täpselt nii ära, nagu me lootsime. Meie ööbisime tavalises täiesti tasuta kämperiplatsis, nagu meil ikka viimasel kombeks on olnud Itaalias. Üldiselt tagasi bussis olla on päris mõnus. Uni oli isegi parem kui kuskil korterites on olnud. Ja nüüd oleme ennast kokku pakkinud ja hakkame liikuma Termedi Saturnia poole ja vaatame, kas me leiame kuskilt sealt lähedalt endale mõne mõnus ööbimiskoha. Me nägime tee peal rohelist madu. Päris siuke huvitav kogemus oli. Oleks peaaegu üle sõitnud. Aga me nüüd siis maksime parkimise eest või veel ei ole midagi maksnud, aga homme maksame. Ilmselt 20 eurot läheb siis siin Termedi Saturnia juures, sest et alguses mõtlesime, et äkki proovime kuidagi sketšilt auto hommikul jätta, aga seal ikkagi nagu vist on trahvi saadud ja otseselt nendel päris parklatel on kõigil kõrguspiirang, ehk siis sinna ei mahu. Et saaks jätta ühesõnaga ainult valesti ja igaks juhuks siis on kindlam. Tulime kämperi parklasse, mis on siin ka suht lähedal ja saame siis õhtul minna vaadata koha üle ja ka varahommikul, kus loodetavasti siis varahommikul ei ole väga palju inimesi. Võiks olla siuke maagiline kogemus, eks me näeme. Me vaatame need basseinid nüüd õhtul ka üle, et saaks korra ujumas ära käia ja siis juba varahommikul uuesti tagasi. Seda õudselt teed pidi lähme. Proovime mingi ööbimiskoha leida. Mere ääres siis täiesti. Lähme vaatame Poolsaare ära.
Sihuke rada viib meid siis randa. Jep. Sellise vaatega filmiõhtud. Meie nüüd oleme olnud paar päeva natuke vaiksemalt. Ööbisime ühes mereäärses parklas 2 ööd. Võtsime aja maha, nautisime natukene. Ja täna hakkasime uuesti liikuma. Käisime Toskaanas ühe allee juures. Tegime mõned ilusad pildid. Ja nüüd võtsime suuna Florenze peale. Ja täna siis jäime ööbima Florenze lähedale täiesti suvalisse asulasse tasuta kämperiplatsi, et tundub olevat hea koht. Tere teisipäeva hommikut! Meie oleme nüüd omadega jõudnud Firenzesse. Hommikul siis tegime üsna kiire sellise hommiku, sest et saime aru, et Pisas on vaja leida selline turvaline hea ööbimiskoht. Ehk siis me tulimegi ruttu nüüd Firenzesse. Siin turvalist parkimiskohta leida ei õnnestu, et kõik parklaid, mis me vähegi vaatasime, igas ühes oli mingi sissemurdmise, mingi katkise klaasi juhtum, et me ei taha sükest asja, nii et me tulime lihtsalt ühte vaateplatvormi, siit nägi terve linna ilusasti ära. Ma ei tea jah, kas me, sest tegelikult natuke tahaks võib-olla linna minna vaatama, aga pole ka nagu hull, et me pigem pühendume ennast Pisale ja maksame seal normaalselt turvalise ööbimiskoha eest loodetavasti. Nii et hakkamegi sinna poole nüüd kiirelt minema, et saaksime veel koha sinna. Lähme sõidame. Lähme tripime. Saime ilusasti parkima ennast Pisa kesklinnale mitte eriti kaugel ja nüüd suundumegi kokukatega siis linna avastama. Pisa meeldib meile igal juhul palju rohkem kui näiteks Rooma, et peale Roomat tõesti ei osanud enam ühestki linnast mitte midagi Itaalias arvata, aga Pisa on väga mõnus, siin on rattateed, siin saab rattaga normaalselt sõita, puhtam on, inimesed on toredamad, ühesõnaga kõik on paremini. Tere neljapäeva hommikut.
meie oleme nüüd täna natukene paiksemad. Eilne päev möödus meil siis suures osas otsides autoteenindusi, kus keegi oleks nagu sulivahetusi normaalse hinnaga ära tegema. Paraku kõrgeid garaaže on Itaalias küllaltki vähe, kus on siis võimalik bussi sisse mahutada. Üks selline tegi õlivahetuse pakkumise 240 € meile ja teine oli suletud, nii et täna on paikne päev ja teeme ise bussile vajalikud hooldused ära, vahetame filtrid, vahetame õli ja vaatame, mis me üldse edasi teeme. Tere reede hommikut meie poolt. On nüüd siis aeg liikuda siit linnast, kus me olime edasi. Olime täiesti suvalises parklas, kuskil meri oli lähedal, väga ilus rand lähedal, aga ega väga midagi erilist ei teinud, et võtsime lihtsalt rahulikult. Aga nüüd siis on plaan liikuda veel rohkem põhja poole, hakata lähenema Prantsusmaa piirile. Pole nagu täiesti ausad olnud, vist rääkinud sellest, aga kohtade leidmine on päris keeruliseks muutunud või on hakanud muutuma keerulisemaks, sest et need kämperiparklaid, neid tasuta alasid, kus me oleme siis olnud, neid enam edaspidi väga heade reviewdega või üldse tee peal otseselt ei ole. Ja enamus parklad, mida me leiame, nendes parklates on siis juhtumeid, kus ongi sisse löödud klaasid. Hästi tavaline. Hästi tavaline. Mitte ei tehta kangi uksi lahti, vaid lüüakse klaas sisse. Me oleme me pole sihukest asja üheski riigis veel Park Fortnightis näinud, et tõesti igas parklas, mis sa leiad, mis vähegi tundub selline, et kus inimesed on olnud, siis igal pool ja isegi kuskil metsa sees, kuskil täiesti niimoodi, et saab ainult nelikujoga põhimõtteliselt ligi, et jah, on üsna keeruline, me üritame hakkama saada, me täpselt ei tea, mis meid ees ootab, kuhu me ööbima saame, aga tulebki jooksvalt rohkem hakata vaatama. Igatahes liigume kuhugi Cinque Terre vist on koha nimi, kuhu me täna lähme vaatama, Manarola ja teised kohad. Täpselt. Ja, eks me näeme. Tänane vaade siis bussiaknast on meil sihuke. Meie nüüd oleme
otsustanud jääda üheks ööks veel siia sellisesse tasuta kämperiparklasse. Et review'd küll ei olnud Park Fortnightis head, aga me ikkagi otsustasime tulla, vaadata üle ja täitsa tore koht on, sellest praegu lähmegi randa. Lähme võtame päikest, võtame ilusast ilmast viimast ja ühesõnaga jah. Tere esmaspäeva hommikut. Peaks olema siis viimane täispikk päev Itaalias veel, praegu esialgse plaani kohaselt. Tulimegi siit tasuta kämperiparklast ära randa, et teha hommikusöök, täita veepaagid ja tänane missioon üldiselt on siis käia pesumajas, käia toidupoes toiduvarusid täiendamas, leida veel joogivett meile ja siis ühesõnaga normaalne ööbimiskoht ka kuskil juba Prantsusmaa piirile rohkem lähedal siis. Et vaatame, mis sellest kõigest välja tuleb või mis me tehtud saame. Asjad on pesumajas kõik, linad, asjad ja siis me võtsime Konadist veel Itaalia lõpetuseks tiramisud ka. Tere teisipäeva hommikut meie poolt. Nüüd on siis kätte jõudnud selline aeg, kus me lõpetame Itaalia vlogi ära. Et päris kuu aega ei saanud siin olla, aga enam-vähem siuke homme saaks 4 nädalat täpselt, nii et põhimõtteliselt võib öelda, et me oleme kuu aega elanud Itaalias. Kokkuvõttes vist jääme enam-vähem rahule ka, et mulle meeldis nüüd viimased päevad väga palju rohkem kui näiteks Rooma ümbrus. Ja Expositano oli väga ilus. Kindlasti on Itaalias üldse väga-väga ilus ja väga ilusaid kohti, aga sa pead oskama need kuidagi üles leida. Et jah. Oleme ikka rahul. Tegelikult oleme väga rahul. Ja, et oli väga mõnus koht, kus kuu aega nii-öelda veeta. Ja siis edasi on Prantsusmaa, nii et näeme juba seal. Näeme Prantsusmaa. Ciao! Ciao!